Astusin lihtsate asjade juurde, toetusin lihtsale heale. Kaugete tähtede lõputu valgus rahuna voolas mu peale. Pahiseb meri ja neelavad leegid, sarvikud kadakakändu. Öö läbi, endas ja kõiges tajuda lainete rändu. Lebada kastesel murul ja tunda maad nagu elusat hella. Kuulata sõpra, ta lapseea laulu, kodust kui karjakella. Mõelda, kui ilusaks pirnipuu kasvas, see, mille istutas isa metsikus rohtaias, viljatud kodus. Üksik kui liigutuspisar, hiline tundmatu lill minu kõrval õõtsub ja variseb tuules. Mõnuga põldude küpset ja kurba sügises osinat kuulen. Te olete ära elanud pika elu. Kas need lihtsad asjad, mis teie jaoks on tähtsad olnud selles elus, on ka aja jooksul muutunud? Mis on teile tähtis? No sellepärast need ongi lihtsad asjad, et nad ei muutu. Lihtsad asjad ei muutu kunagi elus. Need jäävad ikka igavesti inimesele, selles ongi nende võlu ja nende jõud, miks nende juurde peab jälle minema. Need on just igavesed asjad. No seal on see ema ja isa ja lapsepõlve niisugused ilusad mälestused, loodus, mis on tähtis inimesele. Kõik niisugused asjad, et need ei saa muutuda. Muidugi nad võivad kaduda, eks ole, mul ei ole enam ei isa ega ema, aga mul on ju mälestused ikka kõigest. Ja nii et tegelikult ma arvan, et selles, kas ta on nüüd nii hea luuletus, aga ma olen saanud sellega ära öelda midagi. Seda ma küll tunnen. See on suur asi? See on jah, päris suur asi. Vist. Kirjutate te praegu veel luuletusi? Praegu ei kirjuta. Milles on asi? Kas ei ole millestki kirjutada või ei ole jõudu kirjutada või ei taha kirjutada või ei tasu see ära või milles on asi? Ma ei tea, ma juba hulk aega ei kirjuta. Ma ei oska sellele isegi vastata. Ilmselt ma ei taha või ma ei tea, miks see nii on. Nüüd olen ma juba vana, aga ma jätsin ikka hulk aega tagasi juba selle töö. Nii et võib-olla ei ole ma suutnud enam seda atmosfääri, sellest luuletamiseks peab olema ka teatud luule atmosfäär. Võib-olla on see ära kadunud. Võib-olla jääb ka mõistust väheks, ega tea. Aga mingisugune loominguline elu teil ikkagi on, mida te siin Kadrioru vaikuses elate ja mingid asjad teil on, mida te teete? No niisugune loominguline elu, mis on võib-olla igal inimesel, see on tema enda mõtted ja enda niisugune arupidamine ja muidugi ma loen ja ma ka tõlgin muidugi ja elan ka selle tõlgitavasse sisse. Ma olen üsna palju luulet tõlkinud ja luule tõlkimisega ma saan siiski päris kenasti hakkama enda arust veel. Nii et see maailm mulle võõras ei ole, võõraks ta ei ole jäänud. Kuidas teil on õnnestunud peale pikka elatud elu nii hea, optimistlik ja sarmikas välja näha? Ja selle peale ma juba arvasin, et niisugused ja olete suur komplimentid ütleja, aga mina räägiksin teile, et mul oli Saaremaal üks vana onunaine ja temal oli tema minija, õieti mini-minija, tähendab juba teine põlv, kellega ta hästi läbi ei saanud. Ja kui mina tutvusin selle minijaga, mina rääkisin siis oma sellele sugulasele, et kui ilus ta on, tõesti oli väga ilus naine. Ja see karm ja niisugune vana inimene ütles niiviisi, jah, ta aitab inimeseks küll, kui tal aru ka peas oleks. Vaata niiviisi ütlen mina siis ka enda kohta, et peaasi, kui ikka seda aru peas oleks. Aitan inimeseks küll veel. Proua Varandi, te olete ära elanud fantastilise elu. Tähendab, teie isiklik elu on ka nii tihedalt läbi põimunud, ütleme, Eesti kultuurilooga, et ausalt öeldes mina isiklikult ootaksin teilt memuaare. Kas te sellise asjaga tegelete, võtaksite te sellise asja ette? No ma ei ole kirjutanud memuaare.
ma kardan, et see jääbki ainult mõtteks. Ma olen muidugi teinud märkmeid ja olen ka päevikuid pidanud aga ärge ütelge fantastiline, minu elu ei ole fantastiline. Nii kergesti öeldakse praegu iga asja kohta fantastiline, aga see on niisugune sõnakene. Minul on ikkagi võib-olla natuke keeruline olnud elu ja siin on ju palju asjaolusid. Tegelikult selle pika elu jooksul on ju kas või ühiskonnas väga palju muutunud. Ma olen ju tsaari ajal sündinud, nii et te võite ise arvata, kui palju igasugust on tulnud nagu uudset üle elada. Nii lapsepõlves kui ka keskeas ja nii edasi. Nii et selles mõttes on ta võib-olla natukene keeruline, aga eks ta ole ju kõikidel minu ealistel teatud määral keeruline. Te olete poliitiliselt palju läbi elanud, kõikvõimalikud formatsioonid, kõikvõimalikud tuultepöörised. Kas see, kuhu Eesti on praegu jõudnud, on teil selle üle hea meel? Olete te sellega rahul? No ma olen niisugune, kes tagasi ei ihka midagi. Ma tahaksin muidugi paremat, aga nii seda, mis on olnud, seda ma taga kunagi ei nuta. Aga ega minul eriti palju rõõmustada ju ei ole isiklikult. Aga üldiselt ma siiski olen rahul. Ma olen rahul sellega, mis on toimunud. Nii võiks öelda. Vaikida, mõelda, et armsam jääb armsaks, tihti nii kiusatus nõder. Mõelda, et vennal juus läinud on halliks, vennal veel tarvis on õde. Teada, et õhtul on omad õnned, lihtsalt kui kausi sees vesi, millega ema su jalgadelt kriimud, une eel maha kõik pesi. Astusin lihtsate asjade juurde, toetusin lihtsale heale. Siis, kui umbsete mõtete paine tinana vajus mu peale. Kõndisin armsama heleda meele, otse kui käsipuu najal. Kuulates kevade hääletut sündi kibedal kahtluste ajal. Kuulates kevade hääletut sündi, toites tihaseid aknal, rännates mööda raamatulehti, kannatlik, mõttes ja vakka. Määrates uuesti enese piire, enese seinu ja lage, teades, et keeruka, raske ja kalli elu eest ära ei page. Kui tihti te siin Kadrioru vaikuses meenutate neid inimesi, kes on teie elust läbi käinud ja teile kallid olnud? Väga tihti. Tegelikult muidugi, eks mul nendega tulebki elada, sellepärast, et minu kõige paremad sõbrad on juba hulk aega surnud ja need inimesed, kes on mulle väga armsad olnud, on kadunud ja nii, et eks elu ongi niisugune kallite kadunukestega koos tuleb ja nendest saab üsna palju tuge. See on niisama kui ilmselt kui nende elavate sõpradega on ka ikkagi need, kes juba läinud on, need sõbrad ikka toetavad edasi veel. Mul on olnud väga lähedased, kes on ka mul olnud kolleegid, need on olnud August Sang ja Kersti Merilaas, need olid minu suured sõbrad ja ma olen nende peale mõtlen ma väga sagedasti ja muidugi nendel uutel aegadel ikka mõtlen, et Kersti, mis sa sellest asjast võiksid nüüd arvata või August, mis sa sellest arvad või niiviisi ja ma lugesingi neil päevil jälle aastavahetus siis ikka ka mõtleb, tahad niiviisi nagu mingeid tähtsamaid mõtteid mõtelda ja leidsin sealt ikkagi selle, et mida nad soovivad teistele inimestele. Et see on tõesti üsna targasti soovitud, see on nimelt, nad soovivad vaprust, inimestele vaprust. Leidsin ühe Kersti, mitte leidnud, ma teadsin, ma otsisin selle lihtsalt üles. Kerstil olid muide väga suurepärased laulutekstid ja me teiega rääkisime natuke ka laulutekstidest ja ma ütleksin, et tema oli tõeline meister ja väga paljud on tal ka saanud populaarseks, aga mitte nii palju need lauldavad laulud kui koorilaulud. Aga tal on üks suurepärane laul, mille nimi on Lõkke.
ja seda on laulnud veel ka Georg Ots. Ma kahjuks ei mäleta, kes oli helilooja. Aga väga harva seda lauldakse. Aga seal käib niisuke suurepärane rida läbi, ja head sõbrad ja olgu teil vaprust. Et see on niisuke refrään. Väga suurepärane luuletusena, väga hea. Ja kui August Sang oli juba suremas, siis tema üsna nii viimasteks ridadeks oligi see õhkamine, et üürikese elu vaprus, inimlaste püha vaprus, niisugune vahe. Ja võt see püha vaprus minu meelest see on võib-olla tõesti inimestele toeks, kui nad teavad, et nad on vaprad, kui nad elavad ja töötavad ja püüavad edasi ja nii edasi, et see on üks niisugune positiivne asi nagu vaprus. Õige. Proua Vaarandi, mida te elus kahetsete? On ka midagi sellist, mida tahaks maha tõmmata, ära unustada ja ära kustutada? No seda on küll muidugi hirmus palju, aga et mida tõmbaks ju maha või unustaks õieti ära ja niiviisi oi, ega me keegi vist ei suuda nii elada. Ma imestan, kui mõni ütleb, et temal ei ole midagi kahetseda ega midagi teisiti teha, aga mina muidugi olen natuke liiga selleks ratsionaalne inimene, et niiviisi hakata mõtlema, et vaat selle asja ma oleks pidanud jätma tegemata või selle, sest ma tean väga hästi, et tol korral oli ju 100 asja, mis seda põhjustasid, neid kõiki muuta ei saa enam ja tagantjärele üldse midagi muuta ei saa. Et see on niivõrd rumal tegevus, et sellega ei ole mõtet üldse tegema. Ja kõik see, mis on olnud, see on kujundanud meie elu. Kui me sealt hakkame niiviisi tükkaaval maha tõmba, mis siis järel jääb? Oma elu ei saa ju muuta ega maha tõmmata, kustutada, see on olemas, see on meie oma. See on suur asi. On muidugi. See tuleb omaks võtta, muud midagi. Lihtsatelt asjadelt kogusin jõudu, küsida, nõuda ja kosta, vastata päevade rahutud kutset, käskivat, suuda ja oska. Tean, et vägevaks tormina huilgeks põle mul kopsude mahtu. Siiski ma armastan tormi ja põlgan kaldale paisatud vahtu. Siiski ma armastan maanteede kruusa, hõõrugu jalata rakku. Armastan laulu, mis kasvab ja kaikub igasse maailma jakku.